Ahoi, tervist! See on minu uus auto, millega hakkab sõitma minu naine. Mis me saame selle kohta öelda? Üliilus, must facelift PEM. Ta on 2014 aasta lõpp, sellepärast ta ongi nii-öelda facelift, sest ta esiots, tagamine ots, kõik on juba uuem ja ilusam. Tal on kapoti all 2-liitriline B47 D20 mootor ja see on temas kõige suurem pluss, ma arvan. Varustuse poolt ta on pisut lahja, aga kõige tähtsam ja kõige vajalikum meil muidugi olemas. No eks siis vaatame, mis kere poolt meil on ja pärast ma ütlen teile kõige suurem naljakas või kellegile mitte naljakas selle auto kohta. Visuaalselt meil on nii, kere on päris adekvaatne, meil on siis komfort sisu, meil on hi-fi muusika, meil on xenontuuled, põhimõtteliselt sellest mulle täitsa piisab. Väga nõbe rool, spiidokas on kõige tavaline ja väike ekraan. Muidugi, meil on veel elektriline tagaluuk, mis töötab väga hästi. Pärast ostu ma sain teada, et siin upub tosooli. Ma ei tea, võib-olla see on korrosioonitõrje siukne, aga okei. Teeme sellest puhtaks ja vaatame, mis juhtub. Vaatame siis natukene kapoti alla. Siin on meil siis B47 D20. Meil on uus sisselaske, uus EGR peaks olema, turbost natukene tuleb õli, no päris natukene. See osa mootorist meil on päris kuiv. Siin me näeme päris natukene õlitolmu. Ma arvan, et peaks vaatama uut klapikabrigaad. Turbo on kuiv. Kohe paneme käima ja vaatame, kuidas ta töötab. Ja muidugi, mis siin kõige moment YouTube'i sisu loomiseks on? See on, vot see number. 468 415 000 kilomeetrit. See on selle auto läbisõit. Praegu siis teeme üliväikse proovisõidu. Ma räägin natukene, millega ma
nagu opereerisin mis andmetega selleks, et ma läheks diili. Et miks just see auto sai ostetud. Ja natukene tulevikuplaanidest just selle autoga. Aga ilmselgelt, et siukse läbisõiduga on mingid riskid, sest mootori ressursid on ikkagi natukene piiratud. Lihtsalt ma tahtsin minna vaadata, nii-öelda teha, kui kehvas korras masin on, aga mulle meeldis kõik, mis ma nägin. Ja ta on parem kui, ma ei tea, kui suur see F-ide kogus, mis ma olen vaatanud on, ja enamustest kehvadest F-idest ta on kõvasti parem näidute pealt ja tehniliselt, kuidas ta käib. Mootor käib jube vaikselt. Tahmafiltri ressurss on veel 140 000 kilomeetrit. Pihustide näidud on suurepärased. Käigukastil on head näidud, aga B-paketi näid on veid suur aia ja surve poolt. Ta on 500 ja millisekundi kohta ma ei mäleta, no ka kõrged. Töötab ta ülihästi, aga mulle ei meeldi see näid. Eelmine omanik on vahetanud õli ja ma ei tea, kas nad on resettinud neid või ei ole resettinud. Ei oska öelda, nad mulle seda infot ei saanud öelda, sest nad ei saagi aru, kuidas seda teha. Väike pingeline moment ja mul on plaanis resetida adaptatsiooni käigukastile ja et naine sõidaks, no tal on enam-vähem rahulik sõidustiil, aga pisut hea. Et ta ei sõida nagu vana inimene ja ta ei nõksuta kogu aeg ridast ritta nagu mina. Seega tema sõidustiiliga adapteerida käigukasti on kõige parem. Siis tahaks loota, et see arv läheb normi alla, sest hetkel ta on natukene kõrgem. Ja põhimõtteliselt on pisike leke klapikambri kaanest. Ja ma ei tea, vist ma teen seda korda. Või ei tee hetkel korda, sest leke ei ole suur. Aga muidu võiks teha, jah. Ja miks siis lõpuks sai see ostetud? Sest viimane aasta auto sai väga palju remondi. Siia investeeridi umbes 4000 euri. Aga muidugi, kui mina teeks seda kõik ise, siis summa oleks kõvasti väiksem. Aga lihtsalt mul on remondiarveid umbes 3000 peale ja siis nad ostsid rehvid ja veel midagi. No, eks omanik ütles, et umbes 4000. Me lõpetame video nii, et mulle lihtsalt meeldib osta autosi, kus enne keegi tegi korraliku suure remondi ja rohkem ei viitsi tegeleda selle autoga ja mul jääb väike ports teha ära ja saab nautida sõitu. See video lõpeb sellega.